Tere sulle, hea Elamise Võlu YouTube'i kanali tellija ja tere ka sulle, kes sa mind läbi Facebooki jälgid. Ja kui sa ei ole mind veel YouTube'i kanali tellimises aktiivseks teinud, siis vajuta kellukese märki ja Facebookis võid ka Elamise Võlu ja teraapiatuba lehele pöidlamärgi panna. Siis sa saad olla kursis minu tegemiste ja toimetamistega. Aga meil on jälle aeg hakata nädala prognoosi laduma ja seda puhku siis 11–17 märts 2024. Ja vaatamegi kohe alguses, mida toob meil 11–17 märts tervise osas. Tervise osas tundub, et hakatakse panema väga selliseid põhimõttelisi ja kindlaid ja suuri prioriteete paika. Et kus sa oma tervise osas oled, kuhu sa tahad ja kuidas sa tahad sinna jõuda. Sul on see selline sisemine tunnetus ja teadmine tegelikult olemas, mida sa saaksid ise teha ja kuidas sa saaksid enda tervise jaoks siis nagu toetavalt käituda. Ülevalt poolt selles mõttes kõikide selliste otsuste läbiviimine ja edasi liikumine on väga soositud. Sind nähakse ja kuuldakse praegu teiselt poolt, ülevalt poolt, eks ju. Ja kui sa tunned, et nagu seda sellist powerit või seda armastuse ja sellise tahtmise tunnet nagu ei ole veel sinu sees, siis ära muretse. See kohe on sinuni jõudmas see tunne ja teadmine ja taipamine. Igasugused uued meetodid, uued vaatenurgad, mingisugused uued ravivõtted, teised raviplaanid, need sellel nädalal lähevad nagu, kui need lähevad käiku sellel nädalal, siis need on hästi viljakad ja sind toetavad. Ootamatusi võib tulla tervise osas, võib-olla isegi, ma ei tea, mingi arstiaja, mingi muudatus või kuidagi midagi, kas sa saad varem kuhugi või jõuad teistmoodi mingi teepidi, et kõik need ootamatused tegelikult hiljem, sa saad aru, et need olidki tegelikult mulle kasulikud. Jah, hingemaailm väga on, nagu hoiab ja toetab, lükkab sind tervise osas nagu nende õigete valikuteni, õigete otsusteni, et lase siis ennast juhatada. Ja keha, sinu füüsiline keha on ammu andnud signaal, et tee midagi teistmoodi. Mine õue, joo vett, alusta mingisuguste treeningutega, keha nagu kuidagi annab sulle neid signaale. Ja sinne puhastumise protseduur sellel nädalal kehale läbi viia on ka väga kasulik. Et siis on su kehal ja sinu meelel nagu see ürgne tunnetus ja vägi nagu hästi nagu haripunktis, kui sa võtad selle puhastuse ette ja mingisugused uued meetodid ja valikud. Nii, lähme siis edasi 11–17 märts 2024, mis meil hakkab saama töö ja raha osas. Nii. Keegi, kes sind aitab, juhendab, suunab kuidagi õige infoga või õigete valikutega sind nagu edasi aitab, kellegi sellise inimesega kohtumine. Tööalaselt võib sellel nädalal kuidagi tekkida kollektiivi osas nagu selline ühtekuuluvustunne ja peretunne, et see nagu siuke siseringi tunne nagu võib töö juures tekkida. Väga tõenäolised on kas ametialaselt nagu sellised uued väljundid, uued uksed avanevad, et astud nagu täiesti uude etappi ja sa kuidagi teed seda siukse hea tunde, poweri ja kirega või on sellised töökoha vahetus äkki. Et igal juhul see nädal nagu kuidagi väga selgelt näitab seda, et ei ole aega ebakindlust tunda, ei ole aega väga pikalt mõelda, tegutseda, oma sihtide suunas edasi minna. Sellist peatamise ja mõtlemise aega sellel nädalal väga pole. Ja kui sa nagu seda kõike seda uut ja teistsugust nagu natukene nagu kardad või tekib selles osas nagu mingid ebakindlaid mõtteid, ületa oma hirmud ja sa saad palju rohkem, kui sa oled oskanud unistada. Tervis kuidagi annab hoogu veel kõigele sellele, mis tööalaselt toimub. Nädala lõpp võib-olla töises plaanis on see, et kuna nii toimekas siukene
nädal tuleb, siis nädala lõpus tõmbab küll selle hoo nagu maha, et kaardid näitavad, nüüd on aeg nagu puhkuseks, natukene enda laadimiseks. Mingisugust sorti kingitus võib sellel nädalal sinuni jõuda. Kas see on materiaalne, kas see on mingi selline, kas ongi hea nõuanne, hea võimalus. Võib-olla sa märkad kuskil mingit infot, mis on sinu jaoks nagu täna väga aktuaalne ja oluline, et võta siis seda kui kingitust, mis on just sulle sellel hetkel suunatud. Ja meil jääb siis vaadata veel 11-17 märts 2024 armastus ja suhted. Nii. Nädala algus kuidagi väga soosib kõike sellist looduspõhist, kas looduses viibimist või siis miks mitte suhete osas, et koos looduses käimist, selline instinktipõhine käitumine, et loodusrütmidega koos elamine, et see tuleb praegu nagu suhete temaatika osas nagu kasuks. Ikkagi see asi ka, et selle oma südametunde, intuitsiooni usaldamine, see tuleb igal nädalal minu meelest selle suhete armastuse teema juures, et kuula oma südant, mis ta sulle ütleb. Kas sul on praegu selles suhtes hea olla? Kas sa tunned ennast kindlalt ja turvaliselt? Et oska õigel ajal ka ei öelda. Ka iseendale oska õigel ajal ei öelda. Vanad mustrid sellisel kujul ei toimi. Need siin soovitud lahendusini ei vii. Et ükskõik, mis suhtega on tegemist, ükskõik, kas seal on mingi probleem või seal ei ole probleemi, muuda midagi, käitu teistmoodi, ütle mingi teistsuguseid sõnu, et muuda vaatenurka, et see nagu aitab seda, suunamuutus aitab jõuda selleni, mida sa soovid, eks ju. Mingi ootamatu sõnum kusagilt kellegi poolt, mis jõuab sinuni nagu, põhimõtteliselt nagu välk selgest taevast. See võib olla mingi ootamatu kutse või mingi ootamatu SMS või meil, või et mille kohta sa vaatad, et mulle, et mis iganes alases suhte puhul, et kas armastuse suhe või sõbrannade, sõprade vahelised suhted, vanemate vahelised suhted, mingisugune ootamatu siekene, kas kutse või mingi ootamatu teade, mis on tegelikult ootamist väärt olnud. Et suhete otsas ka kuidagi hakatakse sellel nädalal väga panema paika prioriteete. Mis iganes alased suhted, ma kordan, mitte ainult romantilised suhted, aga hakatakse paika panema, et kas ma ikka tahan olla siin, kus ma praegu olen, nendega, kellega ma olen, või ma saaks kuidagi paremini teha või teistmoodi midagi teha. Ja ka suhted koduga on sellel nädalal prioriteetsed. See koju jõudmise tunne, see kodus olemise tunne, et see kuidagi nädala lõpus saab hästi selliseks määravaks faktoriks. Perega seotud teemad ka väga päevakorras, kõik iganes, mis teemad on perekonnaga seotud, sinu sünniperega, sinu praeguse perega, et see kuidagi hästi hoiab ja toidab ja kannab sind sellel nädalal oma perekonna teema. Ja mis iganes hirmud või takistused sul on suhete alaselt, alati on nii, et kui sa ületad oma hirmud, siis sa saad palju rohkem, kui sa oled osanud arvatagi. Nii et julge pealehakkamine on pool võitu sellel nädalal kohe kindlasti. Soovin sulle sellesse nädalasse kõike seda, mida sa tunned, et sul sellel nädalal oleks vaja. Et su silmad säraksid ja süda oleks rõõmu ja helgust täis, et sinu ümber oleksid need inimesed, keda sina vajad ja kes sind vajavad, et selliste väikeste elurõõmude nautimine ja märkamine saadku see sind sellel nädalal. Soovin sulle kõike head ja teha seda, et sa oled ikka ja alati väga-väga hoitud.